Meil oli paar väga tuulist ja lumetormist ilma. Päris tihti juhtub nii, et meie teeme plaanid, aga ilm teeb omad korrektuurid. Mõtlesime täna metsa tööle minna, aga sellise lumega otsustasime pigem tubaste tegevuste kasuks. Meil on sügavkülma varutud päris palju marju ja isegi õunu. Nüüd talvel on nii hea neist midagi maitsvat valmistada. Ahjus küpsetatud õunad krõbeda purukattega on nii head külma piimaga. Järgmisel päeval oli torm vaibunud ja lund ei sadanud. Saime oma tavapäraste toimetustega jätkata. Loomadel hakkas hein otsa saama ja oli vaja ette veeretada uus heinapall. Kuna meie majapidamises traktorit ei ole, siis peame kasutama oma rammu. Millegi pärast tekkis ühel meie lambal isu lehma nisa kallale minna piima otsima. Oleme maal elanud 5 aastat ja selle aja jooksul ei ole oma metsast kordagi ühtegi elusat puud maha saaginud. Oleme siiani saanud maja soojaks kütta ainult nende puudega, mille on tuul murdnud. Muidugi on raske teha puid käsitsi, nagu meie seda teeme. Aga kui keskendume sellele, kui raske ja halb kõik on, siis ongi meil õigus ja jääme ainult negatiivsetesse mõtetesse kinni. Kui võtame katsumused julgelt vastu ja õpime hindama ka rasket tööd, siis muudab see iga päeva täiuslikuks, meid elavaks ja õnnelikuks. Me ei mõtle nii, et meil on raske ja paha, ei taha ja ei viitsi. Loomulikult on ennast raske sundida õuetööle, eriti kui lund tuiskab näkku ja tuul on nii tugev, et viib mütsi peast. Aga kui oleme juba õues ja töö käib,
siis hakkab kuidagi hea ja kerge. Eriti mõnus on pärast soojas toas süüa sooja suppi ja soojendada ennast kamina ees. Oleme väsinud, aga õnnelikud. Raskete puude tassimisest teisel päeval valutavad lihased, mille olemasolust me polnud isegi teadlikud. Aga see on hea valu. Teame, et ilma kallist jõusaali kuutasu maksmata oleme teinud head trenni. Peale pikka tööpäeva õues on hea, kui toas on juba valmis ootamas soe supp. Supp aitab kiiremini ülesse sulada. Me enamasti kanu toiduks ei tee, aga see kanakene oli juba vana ja ammu enam ei munenud. Maal toitu niisama ei raisata ja tuleb vastu võtta ka mitte nii meeldivaid otsuseid. Öeldakse, et vana kana enam pehmeks ei keeda, aga olen avastanud, et kui kana terveks ööks puuahju panna, siis hommikul on liha väga pehme ja lausa kukub kontide küljest. Ühest kanast saame perega söönuks päris mitmeks päevaks. Sellest kanast valmistan mõnusa koorese pasta, kartulipudru rebitud lihaga ja ahjuleemest teen veel suure potitäie rammusat suppi.